Aga mis siis juutidest edasi sai? Mille poolest nad on siis maailma nii palju mõjutanud? No esiteks, nende usundist, judaismist, kasvasid hiljem välja nii kristlus kui islam ehk kaks maailma suurimat usundit. Teiseks, läbi kristluse on juutide Vana Testamendi lood väga palju mõjutanud ka meie kultuuri. Sealt ongi pärit lood Aadamast ja Eevast, Noa laevast, Taavetist ja Koljatist ja paljud muud. Inimesed viitavad nendele lugudele siiamaani. Kolmandaks, juutide hulgast on tulnud väga palju silmapaistvaid teadlasi, ettevõtjaid, kunstnikke, filosoofe ja nii edasi. Ja neljandaks, juudid sattusid ajaloo jooksul üle maailma laiali elama ja on seeläbi olnud osa väga paljude riikide ajaloost. Oma riigist jäid nad ilma juba vana ajal ja nad pillutati maailma laiali, aga sellegipoolest säilitasid nad oma kombed ja usulised tõekspidamised. Näiteks keskajal olid juudid edukad kaupmehed enamikes linnades üle kogu Euroopa. Ja edukad olid nad tänu sellele, et igas linnas oli mingi juudi kogukond ja nad suhtlesid tihedalt juutidega teistes linnades. Aga see, et juudid olid ühest küljest edukad ja rikkad, aga teisest küljest teist usku ja hoidsid omaette, viis ka selleni, et neid hakati kahtlustama ja vihkama. 20. sajandil viis see kahjuks selleni, mida meie tunneme holokausti all. Mida see holokaust tähendab? See oli üks väga traagiline sündmus maailma ajaloos. Adolf Hitleri juhitud Natsi-Saksamaal hukati teise maailmasõja ajal 6 miljonit juuti. Natside eesmärk oli terve juudi rahvas Euroopas hävitada. Selleks nad vangistati ja tapeti mürgigaasiga, mahalaskmistega, surnuks peksmisega ja paljude muude ebainimlike viisidega. 6 miljonit inimest, sealhulgas 1,5 miljonit last. Lihtsalt seepärast, et nad olid juudi rahvusest. See on inimkonna ajaloo üks jubedamaid, kui mitte kõige jubedam kuritegu. Nii et kahjuks on juudid ka seda kaudu maailma ajaloos olulist rolli mänginud. Pärast teist maailmasõda lubati juutidel pärast umbes 2000 aastat taastada oma riik ja see ongi tänapäevane Iisraeli riik. Ja siia lõppu iisraellaste teema kokkuvõte. Esiteks, vanajal elanud juutide esivanemaid nimetati iisraellasteks ehk heebrealasteks. Teiseks, nad elasid Lähis-Idas Kaanani maal. Umbes aastal 1000 enne Kristust tekkis neil oma riik, Iisraeli riik. Hiljem tekkis ka teine heebrealaste riik, Juuda riik. Kolmandaks, iisraellastel oli ainsa vanaaja rahvana ainujumala usk ehk monoteism. Nad uskusid, et on olemas ainult üks jumal, Jahve. Jumalale meelepärane olemiseks tuli täita 10 käsku. Neljandaks, heebrealaste varane ajalugu on suuresti suuline pärimus. Hiljem pandi see kirja ja sellest sai Vana Testament, mis on kristliku piibli osa. Aitäh vaatamast ja järgmiste